Lugupeetud aatekaaslased, soovin teid kõiki esmalt tänada kohale tulemise eest. Esivanemate mälestamine on auasi ning ühe endast lugupidava rahva kohustus. Minult on korduvalt küsitud, miks ei osale meie klubi juuli lõpus oleval Sinimäge taastepäeva memoriaalil, siinsamas pühas kohas. Kindlasti on sama küsimus ka mõnel teie seast. Kui kunagi aastaid tagasi, kui võim siin riigis ei olnud veel niivõrd lääne niitide otsas ning rahva mälus oli läbi elus olevate veteranide veel rasked ajad ja vabaduse kõrge hind meeles, kihas see mägi eestlastest ja naaberrahvastest, kes tõesti võtsid seda üritust südamega. Paraku aga ei läinud palju aega mööda, kui hakati seda üritust siseriiklikult õõnestama, sest meie sõbrad läänes ju endiselt ei mõista, et meie jaoks oli Saksa vormis sõdimine ainuke viis hoida tegelikku vaenlast kodumaa pinnast eemal. Kuna suurde Euroopa rahvaste perre kuulumisel on alati olnud oma väidetud hind, siis tuli ka seda maksta ning ma julgen öelda, et selleks hinnaks oli rahvuslikust identiteedist ja väärikusest ajapikku loobumine. Selle tõttu ongi aastate 5 või enam tsenseeritud selle ürituse tõelist olemist. Kui eelmise sajandi lõpus seisid siin kivide juures valves leegioni mundris mehed, MP40 käes ning raudristid rinnas, siis tänavu juulis ei lastud enam isegi raudristi lintidega Megi mäele ning lausa trahviti kõiki, kes julgesid kanda pilte mõnest Eesti või Saksa sõjamehest, SS-i ruune või Saksa aumärke, mida meie poisid oma vapruse ja vahvuse eest lahingutes välja teenisid. Kui lahingu aastapäeva kõned sisaldasid varasemalt lugus idavaenlase koledustest rindel meie sõdurite ja tagalas meie tsiviilelanike vastu, siis täna räägivad nad sellest, et tähtis on andestada ja edasi liikuda ning et varasemate põlvede eluviisi ülistamine ja säilitamine oli tagurlik äärmuslus. Varasemalt kostsid kõnede lõpus üleskutset kanda endas oma esivanemate võitlusvaimu ja pidada meeles, et ainsana meie vabaduse eest seisma oleme ise. Ning et mitte unustada, et meie suured liitlased on tegelikult meid juba korra reetnud selles samas sõjas 80 aastat tagasi. Praegu aga on sellest rääkimine täielik tabu, põhjustatud soovmõtlemisest, et suurriigid ennast ei muutnud ning et ajalugu ei kordu. Jah, ma usun, et neid argumente toetades te mõistate, et juulis toimuv üritus on täielikult kaaperdatud inimeste poolt, kes küll lehvitavad Eesti lippu ja peavad end patriootideks, kuid nende tegevused siin paraku eelmainitud ideaalidele ei vasta. Nende meeste eesmärgiks on kahjuks kogu see tõene mälestus sellest ajaloost, meie ajaloost, jäädavalt kustutada ning asendada see rohkem tänapäevase poliitkorrektsema ajaloo käsitlusega. Ja nii paraku ikka ja jälle ka muudes eluvaldkondades. Meie klubi aga selle programmiga kaasa ei lähe. Vastupidi, me seisame selle vastu, korraldades oma üritust täna, siin, Eesti Leegioni loomisaastapäeval, selles vaimus, nagu ta oli siis, kui siin legendaarses lahingupaigas oli eestlaste enda kord maksis. Ja nõnda iga aasta, kuniks kas või üks meist siia kohale tuleb. Sissejuhatuse lõpetuseks loen teile lõigu eest väga tähtsast dokumendist, mis igal eestlasel öökabi sahtlis peaks olema. Leian, et need read on meist paljud unustanud ning vajavad meelde tuletust tulevaste raskete aegade tarvis. Eesti kodaniku kohus on olla ustav põhiseaduslikule korrale ning kaitsta Eesti iseseisvust. Kui muid vahendeid ei leidu, on igal Eesti kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele oma algatuslikku vastupanu. Eesti Vabariigi põhiseadus, paragrahv 54. Koos oleme tugevad. Ma tänan Eesti eest.